Tere tulemast tagasi! Sa vaatad finantsvabadust kinnisvaraga videoseeriat ja kokku on 3 tasuta videot ja see on video number 2. See video on natuke pikem, sest see koosneb 2 osast. Kõigepealt ma räägin enda loo ja siis ma lähen arvutisse ja näitan sulle ühe reaalse tehingu lugu ehk algusest lõpuni, kuidas ma ühe korteriga tehingut tegin. Aga kõigepealt siis minu lugu. Nimi mul on siis Veete Värtel ja finantsvabaduse saavutamise loo võib tegelikult 2 jagada. Ma alustasin seda tegelikult 2 korda ja teine kord see võttis mul aega siis 5 aastat, 2010 kuni 2015. Aga esimest korda ma alustasin tegelikult 2004 ja 2004 ma ostsin ka oma esimese üürikorteri ja üürisin seda siis mõnda aega välja ja müüsin selle 2007 ära. Ja siis mul tekkis omajagu vaba raha ja kroonides, palju see siis oli, 930 000 krooni oli müügihind ja 470 oli ostuhind, et midagi, see vahe nagu jäi mulle siis kätte. Ja sel ajal ma olin veel üliõpilane, ehk siis mul oli päris huvitav mõnda aega Tartus olla ja mõnda aega üle maailma koolitusreisidel käia. Aga 2010 aasta alguseks ma olin igastahes suutnud selle esimesest tehingust tekkinud kasumi ära kulutada. Ja alustasin siis sisuliselt nullist uuesti. Ja 2010 ma liikusin niisuguses mõnusas tempos, et turul oli hea aeg ja me ostsime esimese korteri eluasemelaenuga ja siis 6 kuud hiljem kasutasime eraisikutelt saadud laenu ja siis 6 kuud hiljem me ostsime veel järgmise korteri eraisikutelt saadud laenuga ja siis veel 6 kuud hiljem ostsime korteri ja siis veel vahepeal ostsime veel 5. korteri. Ehk ma ostsin siis kohe niisuguste lühikeste vahedega 4 2-toalist korterit Tallinnasse ja 1 6-toalise korteri. Ja sinna 6-toalisesse korterisse ei läinud üldse minu raha ja teistesse 2-toalistesse korteritesse läks siis üsna vähe minu raha. Ja ma kasutasin siis laene erinevatelt inimestelt. Ja 2015 aastaks ma siis need 2-toalised korterid ei aita odavatest välja. Et see on hea algus, aga need ei aidanud välja. Ja 2014 lõpp, 2015 algus me siis müüsime need 2-toalised korterid ära ja ostsime 2 7-toalist korterit. Ja need juba tõid oluliselt rohkem raha sisse, sest nende mõlemasse kulus umbes siis 100 000 eurot koos renoveerimisega ja igakuine üüritulu on veidi üle 1000 euro. Ja me kasutasime jällegi ka laenu, aga nendest 2-toalistest korteritest tekkis igast ühest, kus oli 20-25 000 kasumit. Ehk kogu see kasum siis läks nendesse uutesse korteritesse ja lõpuks jäi siis nii palju vaba rahavoogu või jääb iga kuu. Ehk et mis katab meie tagasihoidlikud elamiskulud ära. Aga miks alustada 2-toaliste korteritega, miks mitte minna kohe suuri tube ostma? See sõltub igaühe eelistustest, aga ma arvan, et lihtsam alustada 1 üürnikuga, nii nagu mina tegin. Ja sellest ühest esimesest üüritehingust me õppisin siis suhtlema üürnikega, tegema üürilepinguid, lahendama igasugu erinevaid jamasid ja siis oli võimalik edasi liikuda, sest tubade puhul meil on igast toas on erinev inimene ja seal on üürilepinguid rohkem ja inimestega suhtlemist rohkem ja enesekehtestamist oluliselt rohkem. Aga nüüd ma hea meelega jagaks ka üht nendest 2-toalistest korteritest, et kuidas ma selle ostsin, mida me sellega siis tegime ja ma selgitan sulle ka, kust raha tuli. Aga see raha saamise allikatest on rohkem juttu järgmises videos. Ja siis kuidas me seda välja üürisime ja kuidas see siis lõpuks müüdud sai. Aga selleks ma pean minema arvutisse, nii et paari hetke pärast avanin siis slaidid arvutis ja räägime edasi sellest, et kuidas ma ühe nendest 2-toalistest korteritest omandasin. No nii, ja jõudsingi arvutisse. Nii et saan sulle jagada ühte 2-toalise korteri lugu, mida ma ise siis teinud. Algas see siis oktoobris 2010 ja see sai siis müüdud veebruaris 2015. Ja vaatame siis, mis vahepeal juhtus.
et ostsin ta siis oktoobris 26 000 ja peaaegu 300 euro eest. Ja ta nägi siis selline välja, nagu sa siin all olevatel piltidel näed. Ja üldse ma julgen nagu öelda, et investeerimiskorterid näevad tavaliselt välja nagu üsna sarnased või siis pigem veelgi hullemas seisus on need. Ostama siis finantseerisin niimoodi, et mul oli enda raha, et enda raha oli siis tervelt peaaegu 4000 eurot. Ja siis võtsin laenu eraisikult, maksin 8% aastas intressi. Ja see summa oli siis üle 22 000. Ja ma maksin ainult intressimakseid, et kui mul jooksvalt igakuiselt ei soovitud põhiosamakseid ja see on enamus eraisikutelt võetud laenudega niimoodi, et tavaliselt eraisikud või siis ka eraisikud, kes oma firma kaudu laenu annavad, ei taha siis saada põhiosamakseid, vaid tahavad põhiosa tagasi saada siis aasta lõpus. Siis tegin remonti, nagu näha, näed mind ka pildi pealt siin, panime tapeeti ja tegime igasugu muid asju. Et see oli veel see aeg, kus ma nagu ise ka rohkem käed külge panin. Täna ma püüan seda vältida, sest see lihtsalt ei ole efektiivne ja ma olen leidnud endale remondi tegemiseks sobiliku meeskonna. Ja siis ta sai üüriks valmis lõpuks jaanuar 2011, et päris mitu kuud läks siis aega. Ja nüüd on uued pildid ja nüüd ma andsin ta siis ilma mööblita välja, et tol hetkel ma nagu päris täpselt ei teadnud, mida ma teen. Ja mööblit mul ei olnud, siis ma mõtlesin, et okei, kõigi mööblit panin esikusse, panin mingid mööblit, et ma rohkem ei pane mööblit, et vaatame, mis juhtub. Aga see on jälle õppetund, et rohkem niisugust asja ei teeks, et eestlastel tegelikult või kes iganes siin teised üürivad, neil ei ole endal mööblit olemas ja siis see võttis oluliselt rohkem aega, et see lõpuks üürile anda ja huvilisi oli ka nagu üsna vähe. Nüüd numbrid jälle vahepeal, ehk siis kokku kulus siis 27 808, siis üür, siis cap rate on üks tootluse numbritest. Ehk tootlus saab igat pidi arvutada, saab oma raha pealt arvutada ka, mis siin all on toodud, aga saab siis tehingu pealt arvutada. Ja tootluse number ei ole siin midagi vaimustavat, siin 7,8% ainult ja oma raha oli siis lõpuks mängus siin 5400 eurot. Ja aasta jooksul jäi siis endale 370 eurot ja oma raha tootlus on ainult 6,8%. Miks ma julgesin sellesse tehingusse üldse minna, kui need numbrid nii väikesed olid? Võib-olla ma olin lihtsalt loll ja ei osanud neid asju ette näha. Aga teine pool oli see, et ma nägin, et 2010 oli kinnisvaraturg suht madal seisus ja ma eeldasin, et turg annab mulle andeks, kui ma siin vigu teen ja kui ma ei teeni seda raha üürist, et siis kui ma saan seda piisavalt kaua hoida, et siis saab selle kasumi lõpuks müügist. Ehk üür on üks asi, mis võimaldab sul siis kinnisvara pikaajaliselt hoida. Esimene refinantseerimine, ehk siis refinantseerimine tähendab seda, et võtad uue laenu selleks, et vana laen ära maksta. Ehk et kuna see 8% oli ikkagi üsna kõrge intress, siis tahtsin saada madalamat intressi ja siis seda Citadele Pank mulle siis ka pakkus. Et siit ta ei andnud küll kogu raha, mis mul siin laenatud oli, vaid natuke vähem ja seega jälle oma raha hulk siin tehingus tegelikult kasvas. Ja kuna mul on kogu aeg olnud ettevõtlus kõrvalt, siis enda raha ikkagi on ka tekkinud ja mul ei ole midagi selle vastu, et seda kinnisvarasse juurde panna. Ja iga kuu hakkas siis 120 eurot intressi kuluma ja kogu maks oli 228 eurot. Ehk siis selle tehingu puhul, nagu te näete, tegelikult ma isegi kulus 48 eurot rohkem siin mingisugused kuud. Siis Citadelega oli kokkulepe selline, et kuna ma olin uus klient, kui ma olen nüüd korra tagasi, siis nad tahtsid saada 6,5% intressi plus 6 kuu Euribor, mis oli ka üks veel ehk 7,5. Ehk intress läks alla küll, aga mitte väga palju. Aga mul oli seal nagu kokkulepe või läbi räägitud, et 6 kuu pärast nad vaatavad uuesti asjad üle. See oli siis august ja siis jaanuar. Päris kuud vist ei saanud täis, aga enam. Ja siis muutsid selle intressi väiksemaks, siis ta läks 4,5 ja 6 kuu Euribori peale. Ja lepingu muutmistasu loomulikult nad tahtsid saada. Nüüd intressikulu läks väiksemaks, kogumakse läks ka väiksemaks, aga ikkagi 29 eurot kuus tuli nagu juurde maksta. Vaatame, kas sul on niisugune summa, et kui on vaja mõnda aega peale maksta, et minule tundus see nagu okei. Nüüd tuli uus üürnik ja siis enne seda ma ostsin mööbli. See on siis esimest korda uus üürnik ja mööbli läks jälle raha sisse.
aga uus üür oli siis kõrgem, et oli 230 euri ja nüüd ma ei pidanud enam iga kuu juurde sinna raha panema, vaid ma hakkasin saama iga kuu 21 eurot. Muidugi selle raha sissepaneku ja väljavõtmise muu asjaga on selline lugu, et mina tegelikult isegi tänaseni panen oma kinnisvaraportfelli pigem muust aktiivsest tulust raha juurde ja ei ole seda välja võtnud, sest mul eesmärk on jõuda nagu päris kõrge passiivse tuluni ja sinna jõuab oluliselt kiiremini, kui kogu aeg ka seda oma raha hulka siin kasvatada. Nüüd uus üürnik, jälle märtsis 2013 üür natuke tõusis ja iga kuu siis ka jälle natuke rohkem raha kätte. Siis üürnik vahetus, numbrid jäid samaks. Ja siis tuli teine refinantseerimine ehk jällegi võtsin uue laenu selleks, et vana laen ära maksta. Aga nüüd ma tegin üks huvitava lükke, et ma võtsin selle laenu eraisikult ja 7% intressiga. Ja vahepeal oli korteri väärtus kasvanud, nüüd oli hindamisakt andis 43 800 selleks väärtuseks ja minul oli kokku kulunud siis umbes 29 000 eurot. Ehk siis 66 000 väärtusest. Ja eraisik oli valmis andma laenu siis üks ümmarguse numbri ja võtsin 30 000 siis laenu. Ja ehk siis ma sain nagu kogu enda sisse pandud raha tagasi, plus 1000 eurot jäi veel üle. Iga kuu hakkasin peale 175 eurot intressi maksma ja 240 eurot sain siis üürnikult, ehk siis 65 eurot jäi kätte, aga minu enda raha enam üldse tehingus ei olnud. Ja selle rahaga ma sain siis midagi muud teha, mingis järgmise tehingusse minna. Nüüd tuli uus üürnik, üür kasvas jätke rohkem, iga kuu 85 eurot. Ja siis lõpuks ma müüsin ära selle ja müüsin ta ära siis 48 000 euroga. Ja miks ma ta müüsin oli see, et mul oli juba uus tehing olemas. Mul oli 7 toaga korter ostetud järelmaksuga. Järelmaks siis omanikult ehk müüja müüs mulle korteri, nii et ei saanud siis kogu raha kätte, vaid ütles, et osa raha ma võin maksta siis aasta pärast. Ja siis mul oligi mõistlik see korter ära müüa, et siis vabanenud raha kasutada sealseks makseks. Ja see 85 eurot kuus nagu on raha, aga mingi hetk ta ei tundunud enam väga suur summa. Nii et siis, kui 48 000 müüsin, siis tuli siit veel 18 000 eurot juurde, siis 30 000 tuli laenu ära maksta. Ja ma paningi siis veel numbrid kokku, et kuidas seda kasumit siis arvutada. Et müügist sain siis 48 000, üürist kogunes kogu selle aja jooksul veel peaaegu 10 000. Ja ostule kulus siis 26 000, remont, mööbel, intressi maksin 4900 kokku kõikvõimalikele pooltele, nagu need eraisikud olid ja panksin. Ja kokku kulus siis 33 000, ehk siis kasum kokku oli 24 853 eurot. Et kui see alguses tundus, et võib-olla ei olnudki kõige parem tehing ja isegi juba, kui numbrid vaatasin, et hakkab kahtlema, et miks ma küll nii tegin, siis lõpus on nagu päris hea kasum. Ja see ei ole loomulikult korratav siis, kui sa ostad turu tipus, nagu täna 2016 aastal siin on, siis ei ole seda kasvu kusagilt näha, ei ole kusagilt seda kasvu oodata. Ehk sarnane loogika, ja kus on võib-olla mõttekas see, et mingi aeg peale maksta, ehk laenumakse võib-olla on suurem, kui see saadud üür, on ikkagi sellel ajal, kui on majanduslangus olnud ja hinnad on oluliselt madalamal tasemel. Aga loodetavasti ei ole see periood jälle kaugel. Ja kuidas me siis tootlust arvutame, et seda on ka nagu siin oma jagu teha, aga ma arvutasin siis, et nagu mul oleks olnud 10 000 eurot mängus, kuigi tegelikult ju pool aega ei olnud. Ja kasum oli siis 24 853 ehk siis 469 eurot kuu kohta, 53 kuud oli mul see korter käes ja kuu tootluseks tuleb siis 4,7% ja aasta tootluseks 56,4% ja kogu projekti tootlus on 249%. Ehk et kinnisvara on nüüd huvitav valdkond, et siin tootlused muidu on madalad. Ehk kui ma vaatasime alguses oli 7,8% oli selle kogu objekti hinnalt oli see tootlus. Aga kuna me kasutasime siin tegelikult laenu ja oma raha oli vähe mängus ja lõpuks ei olnud üldse mängus, siis selle oma raha pealt see tootlus tuleb väga suur. Ehk siis lõpus oli ta lõpmatus, aga siis kui ikkagi võtta, et 10 000 siin oli mingi hetk, et siis jääb 56% selleks aasta tootluseks. Ja kui keegi ütleb, et aktsiatega saab sellist tootlust, siis nagu unustage ära, seal ei ole võimalik niimoodi laenu võtta ja võimendada.
ja kui aktsiatega saab 6% või 10 võib-olla siin vahepeal saanud, et siis see on juba juhuu, aga kinnisvaraga vähemalt mina enda oskustega oskan küll need protsendid palju suuremaks viia. Ja meil on olemas ka videokoolitus kinnisvara kohta, ja see kohta ma saadan sulle hiljem info ka, aga seal ma siis tegelikult õpetan sulle juba detailsemalt, kuidas neid tehinguid kokku panna ja kuidas tootlust niimoodi suureks saada. Ja pilte korterist siis siin 2012 aastal hea sõber Erki Laud tegi siis hea niisugused profifotod sellest korterist ka, mis aitasid siis selle välja üürida ja müüa lõpuks. Kuid jah, ostasin oli see viimane üürnik, aga oli siis ka muid huvilisi. Järgmises videos siis räägime seda, et kus kohas saab raha kinnisvarasse investeerimiseks. Mõned kohad ma siin juba mainisin ära selles videos. Ja mis need oleks siis 7 sammu esimese kinnisvara ostuni. Nii et kohtume järgmises videos ja seda juba mõne päeva pärast.